On käimas siis Admiral Pitka retk 2021 ja hetkel oleme kontrollpunktis Golf. Kontrollpunkt Golf oli siis avatud punkt pealtvaatajatele. Siin oli väga palju elemente, alates laskmisest, esmaabist, erinevatest takistusradadest, granaadivise, püünismiini valmistamine, neid elemente oli tõesti väga palju ja eesmärk just oligi pealtvaatajatele pakkuda sellist võimalikult laia läbilõiget sellest, mida siis sõdurid sellel rajal teevad. Ta on kindlasti kõige mitmekülgsem ja vaatemängulisem, nagu ma juba ütlesin, on ta avatud punkt, nii-öelda publikupunkt, ja siia ongi siis kokku toodud võimalikult palju erinevaid tegevuslikke elemente, aga eks kindlasti üks raskemaid kontrollpunkte oli võistlejate jaoks luureülesanne, kus tuli siis välja selgitada vastase baaslaagris asuv tehnika, relvastus, asendiplaanid, kõik harilik luureraport. Ja eks muidugi öine maastikul liikumine, see raskustase on erinev ja eks ta ole alati nii, et mõne võistkonna jaoks on mõni ülesanne kergem, teine raskem ja teise võistkonna jaoks jälle vastupidi. Nagu me ju teame, kõigepealt annab inimene alla oma peas, mitte oma füüsises. Ja kui sa suudad vaimselt sellest väsimusest üle olla, siis tuleb alati selline teine hingamine ja sa suudad jätkata, aga küsimus on vaimses pooles eelkõige. Väga paljud võistlejad, kes on olnud siin esimest korda läbi aastate, selle võistluse jooksul avastasid ennast uuest küljest. Nad ei oleks iial ette kujutanud, et nad on võimelised millekski. Ja eks ta ole, et on võistkonnad, kelle jaoks on tähtis ja oluline see koht, mille nad siin võistluse pingerjas saavutavad, aga ega see tegelikult ei ole kõige olulisem. Äärmiselt oluline on ka see teadmine, et ma tegin selle põrgu läbi. Ma tegin selle põrgu läbi, sõltumata sellest, mis koha ma sain, ma võin uhkena koju minna ja seda emotsiooni finišisse jõudmisest ei võta minult mitte keegi mitte kunagi. Tegelikult igas inimeses on rohkem seda jõudu, kui inimene ise teab, aga mis seal salati, inimene on oma olemuselt ja loomult mugav. Ta üritab ikkagi minna kergema vastupanu teed ja seda käega löömise momenti igapäevaelus, igapäevatöös, igapäevaõpingus. Et kui mingi asi tundub äärmiselt raske, siis kipub inimene mõtlema, ei tea, kas ma nüüd saan sellega hakkama, mis nüüd mina, ja tekib selline käega löömise meeleolu, aga sa pead hambad ristis sellest läbi närima. Ja kui sa oled sellest läbi närinud, siis takkajärgi sa tundud endale naeruväärne, oi jumal, aga ma sain ju sellega hakkama, kuidas ma vahepeal mõtlesin, et ma sellega hakkama ei saa. Need on need elu paradoksid.